Kuuba muutub finantspõrguks. Pärast seda, kui Visa ja Mastercardi tehingud saarel peatati, otsustas Melia lahkuda 15 kohast. Hotellid ja teised välisettevõtted on hakanud eemalduma turismisüsteemist, mis on seotud sõjaväe konglomeraadiga Gaesa. Sel neljapäeval 2026. aasta 4. juunil ärkab Havana korraga 3 löögi keskel. Vähem kaardimakseid, vähem rahvusvahelisi hotelle ja vähem usaldust neile, kes veel panustasid raha Kuuba režiimi. Mõju ei ole ainult turistile, kes üritab maksta majutuse või söögi eest. See mõjutab valitsuse kassat, valuutalaekumisi, tühje hotelle, elektrikatkestusi, protestivaid tänavaid ja Washingtoni survet Kuuba sõjaväe kontrollitud majandusmehhanismile. Mida režiim nüüd kaotas? Miks ettevõtted lahkuvad? Kuidas Kuuba selle löögi vastu peab? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja keerutamata sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Kuuba keskpank teatas, et Visa ja Mastercardi kaartidega tehtavad tehingud peatatakse alates 6. juunist. Põhjendus oli lihtne. Välispank, mis töötles neid tehinguid, otsustas lõpetada koostöö Finkimex SA-ga, mis on Kuuba riikliku süsteemiga seotud finantsettevõte ja kuulub Gaesa gruppi. Tegelikult lõikab see ära ühe peamise rahvusvahelise maksete sisenemiskanali saarel. Turist saabub, proovib kasutada kogu maailmas tunnustatud kaarti, kuid süsteem, mis seda toimingut toetas, lakkab töötamast. See ongi see, mis Havannas haiget teeb. Asi ei puuduta ainult ühte eraettevõtet. Muudetakse ärireeglit. Mõjutatud on kanal, mille kaudu tuli raha hotellidest, restoranidest, poodidest, turismiteenustest ja väliskülastajate tarbimisest. Aastaid müüs režiim kuvandit, et kuurortide, rahvusvaheliste kaartide ja välismaiste kaubamärkide taga valitseb mingigi majanduslik normaalsus. Nüüd hakkab see pealispind murenema. Külastaja võib ju tahta kulutada, kuid struktuur, mis muutis selle kulu Kuuba süsteemi jaoks valuutaks, kaotab jõudu. Otsus tehti pärast Donald Trumpi poolt 1. mail allkirjastatud täidesaatvat korraldust, millega laiendati sanktsioone Kuuba majandussektorite vastu, sealhulgas finants, energia, julgeoleku, kaitse, kaevandussektorite ja valitsusega seotud struktuuride vastu. Washington hakkas sihikule võtma mitte ainult Kuuba ametnikke, vaid ka välismaiseid ettevõtteid ja asutusi, kes jätkasid tundlike äritehingute toetamist režiimiga. Teatud Gaesaga seotud tehingute lõpetamise tähtaeg on 5. juuni. Just Seal muutub survesõnadest tegudeks. See jõuab lepingutesse, pankadesse, hotellidesse ja kassadesse. Gaesa on nimi, mis seisab selle kriisi keskmes. Kuuba sõjaväelaste juhitud konglomeraat on seotud hotellide, turismi, finantside, logistika ja saare strateegiliste äridega. Valge Maja hinnangul koondab see süsteem ressursse, mis peaksid teenima Kuuba rahvast, kuid lõpuks säilitavad režiimi eliiti. Melia teatas, et lõpetab viivitamatult 15 hotelli haldamise, turustamise ja kaubamärgiteenuste pakkumise Kuubal. Hispaania ettevõte tegutses saarel alates 90. aastatest ja oli üks suurimaid välismaiseid turismioperaatoreid Kuubal. Väljumist põhjendati üha keerulisemate geopoliitiliste, juriidiliste ja majanduslike tingimustega. Lihtsas keeles öeldes muutus tegevus liiga riskantseks, liiga vähe tulusaks ja liiga avatud Ameerika sanktsioonidele. Melia lahkumine ei toimunud üksi. Ka Iberostar loobus 12 hotellist, mis olid seotud sanktsioonide all olevate struktuuridega. Kanada ettevõte Blue Diamond Resorts astus sammu tagasi, jättes kinnistud surve alla. Laevandusettevõtted ja lennufirmad on samuti vähendanud või peatanud saarega seotud tegevuse. See kõik näitab, et Kuuba ei seisa silmitsi üksiku kriisiga. Ühes hotelliketis seisab režiim silmitsi ettevõtete lahkumisega. Usaldus. Pikka aega müüdi turismirežiimi majandusliku vitriinina. Samal ajal, kui elanikkond seisis silmitsi nappusega, olid rahvusvahelised hotellid stabiilsuse fassaadiks. Aga see fassaad sõltus kütusest, energiast, lendudest, kaartidest, tarnijatest, pankadest ja välismaistest kaubamärkidest. Kui need sambad hakkavad kaduma, ei kuku loss kohe kokku, kuid see hakkab seestpoolt lagunema.
turisminumbrid näitasid juba enne seda uut lööki sügavat langust. Kuuba võttis 2026 aasta esimeses kvartalis vastu vähem kui 300 000 väliskülastajat, mis on 48% langus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Saar oli juba kaotanud turiste, elektrikatkestuste, kütusepuuduse, tegevusliku ebakindluse ja hirmu tõttu jääda reisil ilma põhitaristuta lõksu. Nüüd, kui rahvusvahelised hotellid lahkuvad ja pangakaardid enam ei tööta, saab turist, kes veel mõtles Kuubale minna, hoiatuse. Muidugi, saar muutub järjest raskemaks, kallimaks ja ebastabiilsemaks. Elektrikatkestused täiendavad pilti. Mais puhkesid Havannas protestid. Pärast seda, kui linnaosad jäid pikaks ajaks elektrita, lõid elanikud potte ja panne, blokeerisid tänavaid ning nõudsid elektri taastamist. On olnud teateid kohtadest, kus inimesed olid üle 40 tunni ilma elektrita. Režiim püüdis survet kontrollida, kuid pilt Havannas protestivatest kuubalastest näitab, et kriis on lahkunud ametlikest raportitest ja jõudnud tänavatele. Kütusepuudus mõjutab samuti olukorda. Isegi Kuuba valitsus tunnistas, et diislikütuse ja kütteõli olukord on kriitilisel tasemel. Ilma kütuseta puudub transport, ilma transpordita puudub varustatus. Ilma varustatuseta seiskub turism, kaubandus nõrgeneb ja igapäevaelu muutub vastupidavustestiks. Probleem ei piirdu ainult suurte hotellidega. See jõuab autojuhini, töötajani, väikeettevõtteni töötajani, kes sõltus ellujäämiseks turistide voost. Vasakpoolsed püüavad sageli muuta selle kriisi lihtsaks looks Washingtoni vastu. Aga küsimus, mis Havannat häirib, on hoopis teine. Miks sõltub saar, mis on täis hotelle, randu, töötajaid ja turismipotentsiaali, nii palju suletud sõjaväe konglomeraadist, et raha ringlusesse panna? Miks liigub välisvaluuta võimuga seotud struktuuride kaudu, mitte aga vaba, avatud ja läbipaistva majanduse kaudu? Miks jääb rahvas pimedusse, samal ajal kui režiim kaitseb mehhanismi, mis kontrollib hotelle, panku ja logistikat? Trump surus just sinna, kust režiimil kõige valusam on. Strateegiaks oli panna kaesaga äriajamise kulud välisettevõtete, pankade, reisikorraldajate ja kaubanduspartnerite kanda. Iga ettevõte peab nüüd valima, kas jääda seotuks Kuuba süsteemiga või säilitada ligipääs Ameerika finantsturule. Suurte rahvusvaheliste kontsernide jaoks on see valik peaaegu automaatne. Ameerika Ühendriigid kaaluvad rohkem kui Havana. Melilla on sümbol, sest ta on olnud saarel aastakümneid. Kui sellise ajalooga ettevõte otsustab lahkuda 15 hotellist, jõuab sõnum kiiresti tarnijate turule. Seda panevad tähele reisibüroo, pank, lennufirma ja välisoperaator. Kõik jälgivad. Küsimus ei ole enam selles, kas Kuuba pakub endiselt randa ja hotelli, vaid küsimus muutub. Kas tasub end siduda sanktsioonide all oleva ebastabiilse süsteemiga, mille energiavarustus pole tagatud? Kui saar ei suuda töödelda rahvusvaheliselt tunnustatud pangakaarte, jääb turism sõltuma sularahast, kõrvalistest kokkulepetest ja suuremast riskist neile, kes territooriumile sisenevad. See ei meelita külastajaid, see peletab neid eemale. Kuuba on alati püüdnud maailmale müüa segu turismist, romantilisest revolutsioonist ja poliitilisest vastupanust. Kuid nüüd on pilt hoopis teine. Seisvad hotellid, peatatud kaardid, pikad elektrikatkestused, rahutud tänavad ja välisettevõtted, kes otsivad väljapääsu. Turist, kes saabub pärast 6. juunit, leiab eest veel rohkem lukus saare. Välisoperaator leiab vabama turu, režiimil on aga vähem võimalusi peita kriisi turismi fassaadi taha. Ja Kuuba rahvas näeb jätkuvalt oma silmaga erinevust avatud majanduse ja riikliku masinavärgi vahel, mis kontrollib kõike, kuni hetkeni, mil kõik hakkab kokku kukkuma. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare, et olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alves.